sa võid ka mikrofoni endale ette võtta, vaatame, kas heli registreerub. Nii, kas heli registreerub? Kas me saame registreerida ennast tänasele salvestusele? Jaa, ma usun, et praegu tundub nagu enam-vähem okei. Okei. Ma ei tea, Ivo, ma juba nägin, et sa võtsid mingisuguse fucking Kroonika uudisloo lahti. Tead, mul on lihtsalt häda. Ma tunnen, et mulle on valetatud. Kes valetas? Ma ei tea, ja ma seda mõtlesingi kõigepealt ära klaarida, sest ma lugesin eile uudist ametlikult abikaasa Jim Ashilevi sõudis pikaajalise elukaaslasega abieluranda ja siin oli nii palju minu jaoks täiesti uut informatsiooni, nii et ma tunnen, et mind on mingil määral petetud, sest esiteks mina arvasin ja mulle oli öeldud veel kõige enam sinu poolt, et te olite juba abielus mitu aastat. Ja nüüd ma pean siis lugema, mitte kuulma sinu enda käest, vaid lugema meediast, et see ei olnudki tõsi, et alles nüüd jõudsite sinna abieluranda. Aga miks sind siuksed asjad üldse üllatavad? Sa ise oled nagu siuke, ütleme, liigud poliitika ringkondades ja sind üllatab see, et kuskilt tuleb vastukäivat infot. Lisaks, see ei ole veel kõik. Mina arvasin, et ma olingi teie pulmas, aga tuli välja, et teie pulm peeti hoopis Eestimaa kaunis looduses. Nii. Me olime Koplis. No aga kas sa tead, kuidas Putin jõuab igale poole siin sõja ajal? See oli nagu topeltpulm. Et tal on erinevaid sükseid näitlejaid trupis, kes näevad tema moodi välja ja käivad siis lihtrahvaga kohtumas siin ja seal ja kes esinevad, astuvad üles erinevates videotes ja nii. Lisaks sellele on siin ka pilt sinust oma nüüdise siis abikaasaga ja see naine näeb teistmoodi välja kui see naine, keda mulle on tutvustatud sinu abikaasana. Ma ei tea, kas mulle on valetanud praegu siis sina või valetab mulle Kroonika praegu. Ma ei tea, keda uskuda. No, kellel on parem track record tõe rääkimises? Sina pead otsustama. Kõik Kroonikas minu jaoks on nüüd kahtluse alla seatud. Ja ka kõik, mida sina oled mulle rääkinud, on kahtluse all. Ja mis kõige hullem on selle asja juures see, et siin on välja toodud terve hulk toredaid asju, mida sa oma elus oled teinud. Ja seal ei ole välja toodud popkulturiste. Ja ma ei... Kas sa maksid, et seda artiklit lugeda või? Sest ma nägin ainult esimest 4 rida, kuna mul ei ole Delfi meediapaketi ma võin sulle seda lugeda anda, mul on Delfi meediapaketi see nii-öelda terve pakett. Mis siin valesti on siis? Et pulmapidu peeti hoogsas rütmis ja sõprade seltsis, see on ju tõsi. See on tõsi, jah. Eestimaa kaunis looduses, me ei olnud ka nagu loodusest kuidagi eraldi või olime? Me olime linnas. Aga loodus, me kõndisime läbi Kasepargi näiteks, seal oli tõsi, me kõndisime läbi Kasepargi, aga me ei pidanud Kas mere ääres olemine ei liigitu nagu looduses olemise alla või? Ja võib-olla see on nüüd minu enda piiratuse küsimus, et kas ma võin käsitleda ka Eestimaa kauni loodusena Koplit? Issand jumal, siin on ju Instagramis tehtud screenshotte. Kas see on siis see, kuidas meediat tehakse tänapäeval? Et tehakse lihtsalt inimeste Instagrami storidest kuvatõmmiseid ja siis... Ja siis kirjutatakse, et Helen Tootsi on see uus abikaasa. Niimoodi on kirjutatud siia või? Kui sa võtad selle pildi ette, kus on sina ja Helena olete peal, siis sinna alla on kirjutatud, et Jimmy abikaasa näitab oma mehe sõrmus oleva sõrmus peal. Okei. See on väga naljakas, ma pean selle saatma Helenile. Ma käisin just eile Heleni sünnipäeval, me käisime Barbie filmi vaatamas. Äkki me peaksime, ja me tegime Heleniga selles Barbie karbis pilti ka. Mina ja Helen kahekesi. Saada see Kroonikast. Ma saadan selle Kroonikast. Kas praegu veel saab Kroonikast raha ka, kui ma saadan sinna pilte erinevatest inimestest? Seda peab küsima Kroonika käest. Ma saadan neile kõigepealt meili, et mul on üks pilt teile saata. Minust ja minu uuest abikaasast. Jah, palju maksate. Saate raha. Ja kui ma saan üle 10 euri, siis ma saadan selle pildi teile. Okay. Sest et ma ei ole kallis. Jah, sa ei ole ahne. Ma olen oma uuele abikaasale Helenile väga kallis, aga ma ei ole meediale kallis. Kuule, see on väga huvitav. Okei, väga lahe. Ja see on seda raha väärt, nii et
äkki me peaksime mingi kollaabi tegema Kroonikaga, sest ma tean, et seal see tutvumishind on €1, on ju, et vist nagu siis saad 3 kuud lugeda või midagi sükest. Aga äkki me saame, kui Kroonika kuulab praegu, et me pakume välja, et me võime järgmises osas teha mingisuguse promokoodi, vaata hõigata välja näiteks popkulturistid on olemas või midagi sükest. Ja Jim on panustanud nende tegemisse, mitte ainult juhtinud oppi. Ja hästi pikk märksõna. Popkulturistid on olemas ja Jim on panustanud selle tegemisse. Kuidas see edasi läks? .com ja kaldkriips Kroonika suve tähtsaim lugu. Ei, lihtsalt asi on selles, et sa oled nagu popkulturiste kauem teinud tänaseks kui oppi. Kaua sa oppi tegid? Mingi 3 aastat või? No näed, mitu korda rohkem. Jaa. Aitäh, et sa kurssi mind viisid uudistega. No, on üllatav, et ka sina ei teadnud, mis sinu elus toimub parasjagu. Mulle helistati Kroonikast. Me sõime hommikusööki kodus ja siis Kroonika helistas. Ja kusjuures Kroonika ongi üks inimene, ma ei teadnud seda. Ongi üks inimene, tere, mina olen Kroonika. Ja sa ei saa isegi häälest aru, kas see on mees või naine, kui vana ta on. Tehisintellekt. Natuke siuke tunne nagu AI-ga räägiks, aga sellise nagu vanema AI-ga selles mõttes, et see on see sama AI, kes juba seal 90-ndatel hakkas siis Kroonikat välja andma. See pidi olema siis mingisugune siuke proto-AI ja siis ma rääkisin temaga ja ta küsis, et kas ma tahaks ta soovis õnne abieluranda sõudmise puhul ja siis küsis erinevaid küsimusi, millele ma vastasin, et ma ei taha sellest rääkida ja mu abikaasa ka ei soovi, et me ei ole seda sorti inimesed, kes meedia tähelepanu kuidagi eriliselt vajaksid või sooviksid. Ja siis viimane küsimus oli, et aga kas me võime sellest kirjutada? Ja siis ma ütlesin, et meie eelistus oleks, et pigem ei. Aga ma ei saa teile ju mingeid ettekirjutusi teha. Ja siis nüüd see lugu on kõigile raha eest lugemiseks üles pandud. Nii et ma ei tea, miks üldse küsida, kas me võime kirjutada, kui kavatsus on niikuinii kirjutada. Aga hea, et nad kirjutasid, sest nüüd on ju palju rohkem värvi kogu selles diskussioonis, sest et me enam ei tea, kes räägib tõtt, kes valetab. Sul on jalgealune täiesti vappuma löödud, sest et sa ei tea enam päris täpselt, kes mina olen, kas ma olen sulle kõik see aeg kuidagi valetanud, kas ma olen mänginud mingit peent psühholoogilist mängu sinuga, sa enda arvates tead Gead kauem kui mina, sest et te mõlemad olete Keilast pärit, aga nüüd sa vaatad Kroonikast pilti, et Gea on hoopis teine inimene, et tegu on tegelikult hoopis Helen Tootsiga, kes on LA-s elav kirjanik, kellega ma käisin tegelikult ülikoolis koos kunagi, et mis siin toimub? Mis siin toimub? Aga vähemasti vaata, ma võin siin rõõmustada. See on täna Kroonika enim loetud lugude top 5. Noh, sest kõigil oli väärt kirjutamist. Kõigil on pea kärbseid täis ja keegi ei saa enam aru. Reaalsus on moonutatud ja ma arvan, et igaveseks. Ja mina olen jõudnud kahtluse randa. Palju õnne. Aitäh. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. On sõudnud kahtluse randa. Ja me ei lahku siit kunagi. Ma mõtlesin Barbi randa. Barbi randa ka, kus ma käisin siis juba eile oma vastse abikaasa Heleniga. ja me oleme Ivoga mõlemad siin puhkusel veel ja kuigi on alles 12:30 päeval kellaaeg, siis me siiski juba limpsime peeneid õllekesi. Minul on siuke ilus paksuke pudel käes nimega Muhkel ja Ivol on minul on käes Reimo. Nii et Reimo ja Muhkel on täna meiega koos stuudios, vaatame, kas nad midagi räägivad ka, aga igal juhul juba alustuseks tahaks öelda nudistile suur aitäh 2 alusetäie õlu eest, nad vist tajusid ära, et meil hakkab puhkus tulema
ja me langeme tsüklisse nagu igal puhkusel. Nii et valame siis õli tulle, miks mitte, seda nad tegid. Ja me oleme tänulikud, sest et esiteks on väga palju vett merre voolanud sellest ajast, kui meile viimati midagi kingiti. Tõesti, aastaid on möödas sellest. Me mäletame, kunagi saime süüa. Meile saadeti süüa üks kord, see oli vist esimesel hooajal. Siis ühel hetkel me saime ka natuke telekamänge mängida ja VR-i proovida. Sony heast südamest pöördus meie poole ja pakkus neid elamusi meile. Ja siis läks mitu aastat mööda ja siis kirjutati meile Nudistist, et kuulge, meil on teile väike üllatus ja tulge võtke õlut ja siis me läksime ja võtsime ja nüüd ongi Muhkel ja Reimo meiega stuudios. Muhkel on siuke tropical white ale, mille sildi peal on paljas mees, kes ajab kirvega hane taga ja isegi selle mehe peenist on näha, nii et igati selline uuendusmeelne teistmoodi branding, on ju? Et mõnes mõttes siuke aus, näitab, mismoodi iga Eestimaa pidu lõpeb tegelikult suvel, kui liiga palju alkoholi tarbitakse. Et lõpuks ikka ajab keegi kedagi kirvega taga ja on arvatavasti paljas ja on arvatavasti meessoost, sest et kirvemõrtsukad ikkagi peamiselt on ju mehed või mõrtsukad üldse vist. Peamiselt vist on karistatud või ütleme kriminaalkorras karistatavad inimesed on tihtilugu vist rohkem mehed. Me ei tea peasta statistikat, aga see kõlab loogiliselt. Eriti pärast seda, kui Barbie filmi vaatamine on mu aju ära pesnud ja ma nüüd vihkan mehi. Aga mis sinu sildi peal, mis Reimo sildi peal toimub? Seal mingi mees laseb liugu? Ma kõigepealt võtsin ette alkoholireklaami seaduse, üritasin aru saada, et mida me tohime üldse öelda või ei tohi. Aga ma ei saanudki väga täpselt aru, ma pean seda pärast hoolega lugema. Minu pudeli peal on Reimo. Ma arvan, et selle mehe nimi siis on Reimo, see on see eesmärk ja ta laseb tõesti liugu niimoodi, et ta nokamüts lendab ära ja kõrval on pall ja see pall ei ole katki, nii et see ei ole uue palli nahk, vaid see lihtsalt ongi pall. Huvitav, kas see on see sama mees, kes siin Muhkli sildi peal kirvega ringi jookseb alasti? Paneme need võrdlusesse, kuidas sulle tundub, kas nad on sama inimene? Ei ole, vaata, sest et Muhklimees on blond, aga Reimo on kiilakas. Mul on ka siuke tunne, et Reimo ei teeks seda, et ta läheks kirvega kana taga ajama. Tead, mida see Muhkli silt mulle meenutab? Kas sa mäletad jaanipäeva? Esiteks jaanipäeva. Teiseks eilset õhtut pärast Barbie filmi, kui ma jõudsin koju ja ajasin kuuri taga, hane taga jälle kirvega. Olin otse saunast tulnud. Ma ei ole küll blond, aga see ei loe. Aga see meenutab mulle ühtlasi ka vist umbes 3 aastat tagasi välja tulnud toredat indie-mängu Untitled Goose Game. Mäletad sa seda? Mäletan. Ma ei ole seda kunagi mänginud, ma ei tea, kas sina oled? Jaa, ma natuke olen, see on päris muhe. See on selline mäng, kus sa oledki hani, kelle ainus eesmärk elus on käia teistele närvidele. Ja nii sa siis levelist levelisse lähed, tungid inimeste aedadesse sisse, varastad nende, näiteks keegi seal teeb tööd peenarde juures ja siis sa lähed varastad talt kastekannu ära, lähed, võtad reha noka vahele ja jooksed ja viskad selle tiiki. Või siis, ma ei tea, lapsed mängivad ja siis sa lähed niimoodi plärts, hüppad mingisse nagu lompi nende kõrval, et nad saaksid märjaks ja prääksud ja ehmatad inimesi. Et kui see kuus oleks Muhkli juurde sattunud, siis ta oleks kirvega tulnud, et see ei oleks nagu hea lahendus olnud talle. Ei no ma nüüd mõtlen, et võib-olla see on hoopis kuvatõmmis mängust Untitled Goose Game, kus ta on siis mingisuguse ausa töömehe kuskil aias välja vihastanud, kes võib-olla lõhkus puid näiteks. Ja siis hani... No miks ta paljas on? No võib-olla see mees just vahetas riideid näiteks, vaata, ta võttis oma higised puu raiumise riided seljast ja tahtis panna oma linnariideid selga. Ja siis see hani võib-olla võttis kõik need riided noka vahele, viskas need tiiki ja nüüd sellele mehele jäid ainult need plätud ja sokid ja siis ja see kirves ja siis nüüd ta ajab seda hane taga.
minul on ka kusjuures linnariiete juurde kuulub alati aksessuaarina kirves. Kellel ei kuuluks. Sest ja tavaliselt ma vaatan nagu õhtu järgi, et mul on nagu selline ametlikum kirves, niisugune nagu hõbedane veits, eks ole, ja kaunistatud eebenipuust käevarrega kusjuures. Ja siis mul on nagu siuke igapäevakirves. Gigapäeva? Ei, igapäeva. Okay. See on siuke nagu veits tavalisem. Yeah. Ja siis on peokirves. Peokirves nagu läigib täiega. Kas seal on ka kivikesed küljes? Ei, peokirves on nagu siuke lihtsalt bling, tal ei ole nagu kive vaja, ta lihtsalt ongi nagu siuke, see on siuke kirvest, kõik tuleb vau, et vaat, kuidas läigib. Tal ei ole vaja kive. Yeah. Minu arust see on nagu, mis kõige rohkem, mis kõige suurema naeratuse mu suule toob, on see, kui keegi tuleb ja teeb komplimendi mu kirvele. See on reaalselt, see on see, mis mu silmad märjaks teeb lihtsalt, et ma olen nagu alati südame põhjani tänulik inimestele, kes tulevad ja ütlevad ilusti mu kirve kohta. Kas ma võin su kirvest korra käes hoida? Ja, igal ühele ei anna, on ju. Ei, no muidugi. See on natuke nagu see Thori haamer, et seda ei saa igaüks näppida. Ühesõnaga, kui sa ei käi kirvega linna peal ringi aastal 2023, siis ma ei tea, mida sa oma eluga teed. Siis istu maha ja mõtle natukene. Aga igal juhul võib-olla need olidki Muhkel ja Reimo, kes praegu rääkisid. Võib-olla tõesti. Mitte Jim ja Ivo. Et me tahtsime lihtsalt öelda nudistile aitäh ja soovida neilegi head suve jätku. Ja Muhkel ja Reimo on igal juhul meiega kaasas ja meil on nende seltsis olnud tore ja need pudelid on ka, mulle meeldib nende pudelite kuju, ma pean ütlema. Ja ka siuksed nunnud, jah. Ja sina said siukse mina sain nisu põhise joogikese ja sina said odra põhise, sest et sa ei saa nisu enda organismi sisse lubada. Ei, see on vale jutt. Ma võin nisu enda organismi sisse lubada ja teen seda päris tihti. Ei, aga sa ütlesid, et... Ei, lihtsalt kuidagi nisuõlud ei reageeri minuga millegi pärast väga hästi. Ma täpselt ei tea, millest see on. Ja, see on küll tõsi. Yeah. Aga mul on nagu selline see seaduse lugemisest tulenev nagu kuidagi selline suur soov lõpetada see saatesegment sõnumiga, et alkoholi tarvitamine kahjustab teie tervist. Absoluutselt. Ja kui siis tarbige mõõdukalt. Ja kui see ei olnud meie jutust selge, siis tõesti igaks juhuks võib seda isegi korra veel öelda, et kahjustab tõsiselt. Yeah. Kahjustab tõsiselt. Sa ei ole enam endine, sa jooksed kirvega ringi, enne kui sa ise arugi saad, sa jääd hanesid taga, lased... Kas see on hani või kana? See on hani. Hani, okei. Mis kana? Kana ei ole ju siuke pika kaelaga ja ütleme nii, et hanekujuline, hanekehaga. Oled sa näinud mõnda hanekehaga kana varem? Mina küll ei ole. Ei. No võt. Igal juhul aitäh nudist. Aitäh. Aga jaa, ma vihkan nüüd mehi. No lõpuks ameti. Tere tulemast minu klanni. Mis suga juhtus siis? Sa käisid Barbi filmi vaatamas? Ma käisin Barbi filmi vaatamas, ma saan aru, et sina ka, või sina vihkasid mehi juba enne? Ei, no ei ole kunagi, mulle lihtsalt on alati, ma olen alati saanud paremini aru ja paremini läbi naissoost inimestega. Ja meestega on alati olnud keerulisem. Ja kui ma käisin eile Barbi filmi vaatamas, siis ma, jällegi sain aru, et kõik on õige, mis siin räägitakse. Absoluutselt. Kenny Tahju. Head aega, patriarhaat. Kas selle filmi sõnum oli Kenny Tahju? Minu arust küll, jah. Et käitusid veits nõmedalt küll selle filmi jooksul. Kas me teeme spoileriteta? Ja teeme ilma spoileriteta. Et inimesed palju ei ole veel jõudnud vaadata ja tahaksid. Vähemasti ma nagu alustan sellest, et ma tõesti soovitan. Mulle meeldis, ma ei hakanud sellest mehi vihkama, siis ma tegin nalja. Mul on olnud väga naljakas lugeda neid kommentaare, mis seda filmi on saatnud inimeste poolt, kui just kui see on mingisugune meestevastane film või kuidagi näitab mehi eriti halvas valgus. See on Barbi film. Lihtsalt ma nagu tahaks, et inimesed
mõistaksid, et tegu on filmiga, mis on tehtud Ameerika nukust. Noh, võtame nagu selle aluseks kõigepealt, on ju. Et mulle väga meeldis ja mul on tunne, et üldse noh, nagu esiteks see nagu premise, et teeme Barbist mängufilmi, on üsna keeruline. On midagi nagu head teha ja väga keeruline on ka sellist lugu minu meelest hästi teha, nagu nad valisid. Aga nad said sellega super hästi hakkama. Nii et ma ei tea, kas sa tahad midagi lisada mulle siia? Või sa ei ole nõus minuga? Ma olen peaaegu nõus, jaa. Enamjaolt olen nõus. Ma läksin seda vaatama nagu ideaalsetes tingimustes, ma arvan, selles mõttes, et tegu oli siis, nagu ma nüüd tänu Kroonikale tean, minu vastse abikaasa Heleni sünnipäevaga. Kuigi Helen vist, kui ta esineb mu abikaasana, siis ta on ikkagi Gea, ma saan aru. See on tema seal oli mitu erinevat pilti erinevatest naistest, kes on abikaasad, nii et ma ei tea, mida sellest järeldama peaks. See on hästi keeruline. The plot thickens. Aga ühesõnaga Helenil oli sünnipäev ja ta tahtis, et see oleks Barbi sünnipäev. Ja siis me panime sõpradega ennast vastavalt riidesse, Barbi ja Kenni stiilis siis. Ma käisin oma enda arust tegeliku abikaasa Geaga, käisin Paavli Kaltsukas roosasid ja helesiniseid riideid otsimas, leidsime ka, väga tore oli, kuna sa tead mind hästi, ma olen siuke kooti inimene, on ju. Sa hetkel istud minu ees üleni mustas, tiivipusjaga. Et siis ma ei tea, millal ma viimati kandsin selliseid beebi siniseid ja roosasid riideid, et see kõik oli väga tore oli olla siukses kostüümis ja Geal olid mingid täiesti võimatud kontsakingad, mis nagu tegid ta jalgadele väga haiget aga ta nägi väga nukulik välja ja kõik oli nagu, me võtsime asja väga tõsiselt ja see oli väga lõbus, tõesti lõbus oli niimoodi minna sõpruskonnaga kinno, istuda seal, naerda koos ja pärast muljetada ja teha enne filmi veel seal Barbi karbis pilte ka, et me nägime väga sellised autentsed ja ehtsad välja. Autentsed. Ja siis, et see kõik toetas seda elamust ja kui mul muidu väga nagu ootusi ei olnudki selle filmi osas, sest ma ei lugenud eelnevalt, millest see film täpselt räägib, siis ma sain üsna puhtalt lehelt siseneda sinna saali ja lihtsalt lasta sellel kõigel juhtuda, on ju. Nii et ma üllatusin positiivselt, et see film oli nii deep, et seal olid mingisugused suured küsimused, millele otsiti vastuseid ja mulle meeldisid näitlejad ja kunstnikutöö oli väga ilus, operaatoritöö oli väga ilus, minu see lavastaja oli seal vahepeal ikkagi tekitanud tõelisi selliseid kinohetki, mis oli viimane asi, mida ma ootasin Barbi filmist. Aga seal oli tõesti selliseid kaadreid, selliseid mise-en-scène, mille puhul ma tundsin lausa sellist tänulikkust üle pika aja, et nii hea, et ma kinosaalis seda kõike praegu näha saan. Mis asi on mise-en-scène? Mise-en-scène on selline, ma arvan, et ma võin nüüd eksida, aga vaata, kui inglise keeles öeldakse set piece, et siis see on põhimõtteliselt et see on nagu selline täpselt paika pandud selline olukord, mis leiab aset mingis teatud keskkonnas, mingis teatud olukorras, mingis teatud nagu kontekstis. Ma ei oska seda vist paremini seletada. Ehk siis, et et see on selline nagu väga peenelt ja detailitundlikult kokku pandud selline hetk, mis ei ole kuidagi juhuslikult nagu kokku klopsitud või lihtsalt sattunud kaamera ette, vaid see on, või siis lavale teatrilavale. Natuke nagu Wes Andersoni iga kaader igas filmis. Ütleme nii, jah. Wes Andersoni iga kaader on omaette mise-en-scène. Ja et seda kõike see film pakkus. Ja samas, mis mind ära tüütas, oli see süke nagu loengupidamine kohati. Et ma saan aru, et selle filmi kütuseks on mingi teatav selline mingi teatav ideoloogia või mingi teatav selline vastandamine ja mingi süke
et see film on osalt ikkagi ka selline reaktsioon kõigele sellele, mis viimase, ma ei tea, 10 aasta jooksul lääne ühiskonnas on üldse toimunud, mis arutelud meil on olnud sugudevahelise võrdõiguslikkuse teemadel, ahistamisskandaalide teemadel, cultural appropriation'i teemadel ja mis kõik veel. Ja see oli lahe, kuidas see film lubas endale sellist mängulist lähenemist väga keerulistele ühiskondlikult valusatele teemadele, aga samas see film kohati ka ei suutnud ikkagi päriselt hoida eemale sellistest nagu loengumomentidest. Seal oli isegi üks monoloog konkreetselt, ma ei hakka ütlema, kes mis hetkel mida rääkis, aga oligi konkreetne monoloog, mis oli mis oleks võinud vabalt olla lihtsalt kellegi mingi selline mingi sotsiaalse närviga inimese siuke Instagrami postitus, kus ta nagu ütleb ära, mis ta arvab. YouTube'i essee. Või YouTube'i essee. Et mitte, et ma poleks olnud nõus, ma arvan, et kõik oligi nagu väga on point ja selles mõttes mul ei ole nagu mingit sellist põhimõttelist probleemi nagu selle vaatenurgaga, mida see film siis kuidagi presenteeris või mille eest see seisis. Ma pigem olen seal samas leeris, aga lihtsalt kui mõelda selle peale, et mida üks film võiks inimesele pakkuda, siis ma otseselt nagu filmidest ei oota selliseid nagu loenguid. Õnneks seda kõike ei olnud ka nagu ülemäära palju, ma lahkusin kinosaalist ikkagi heatujuliselt ja kuidagi ühe elamuse võrra rikkamana. Mul oli hea meel, et see õhtu mu mõlema abikaasaga siis nii kenasti läks ja et ma ühega neist isegi koos koju sain minna pärast, see oli tore ja teine jäi linna pidutsema ja kokkuvõttes ma ei tea, ma ütleks ikka nagu 4.5 sellele filmile. Jah, ma korra mõtlen nagu selle peale, et kuidas nagu võtta seda sotsiaalset nagu joont seal filmis, sest miks ma ütlesin, et seda filmi nagu teha on väga raske, et võtta nagu nukk, millel nagu seda lugu ümber on üsna vähe, minimaalselt. Ja võtta selle nuku lugu nagu selles kontekstis, nagu Barbis tihti on räägitud või see vaidlus, et kas Barbi siis on olnud selline nukk, mis on andnud naistele, on kuidagi võimestanud naisi läbi selle, et Barbit on väga paljudesse eri rollidesse ja ametikohtadele pandud või on ta pigem ikkagi nagu naistele loonud mingisuguse stereotüüpse välimusideaali või ütleme, lahata seda küsimust Barbi puhul on keeruline, nagu filmis, et teha seda niimoodi, et see ei oleks preachy või et ta ei oleks nagu siuke ebausutav, ongi ääretult raske teha ja ma ei kujutanud ette, et see üldse võimalik on. Ja ma ei teadnud, et nad võtavad selle loo. Ma ei olnud üldse uurinud selle kohta, mis seal filmis toimub. Ma arvasin, et äkki ta on ikkagi mingisugune siuke ma tegelikult ausalt ütlen, ma ei teadnud, mida sealt oodata, sest ausalt öeldes ma ei oleks osanud mitte midagi öelda, kui keegi oleks küsinud mult, et millise filmi sa Barbis teeksid. Nagu tõesti nagu null. Ja seetõttu ma olin väga üllatunud, et see Greta Gerwig, vist täheldatakse tema nime, režissöörina tegi supertöö, et nagu võtta selline ülikeeruline tegelane, ülikeeruline lugu ja teha seda ikkagi niimoodi, et see oli täiesti lõbus, lahe, meelelahutuslik nagu fun vaatamine. Et seal ei olnud midagi, mis oleks hullult kriipinud, sul on õigus, seal oli tõesti mingit siukest natukene õpetamist, see on jällegi nagu fine, ma olen seda teatud mõttes isegi hakanud ootama juba nagu filmidelt või see on nagu see sõnum on alati ju igas kunstiteoses sees, mida see režissöör või stsenarist või keegi tahab seal öelda nagu selle looga, aga mõnel puhul on see hästi nagu jõuliselt esile toodud. Aga kui ma mõtlen ka selle peale, kuidas Margot Robbie ja Ryan Gosling siis peaosasid täitsid, siis kõik tegid oma tööd nagu super hästi. Ja see oli algusest lõpuni mõnus ja nauditav film. Et selles suhtes nagu ma olin üllatunud, et see oli nii hea. Sama,
jaa, sama. Ja ma ei kujuta ette, milline see elamus oleks olnud, kas sul salvestab veel? Jaa, mul lihtsalt arvuti ekraani see okay. väljalülitus. Et ma ei kujuta ette jah, milliste ootustega ma oleksin läinud saali siis, kui ma oleks juba ette mingeid asju teadnud või... Jah, see võib ära rikkuda. Nii et kui te praegu meid kuulate, ärge pange tähele. Ja, unustage ära, mis me rääkisime. Ja jah, aga jaa, ma olen kõigega nõus, mis sa ütlesid. Ma olen kõigega nõus ja tõesti võib-olla, ühesõnaga, seal oli mitu üllatust, jah, et esiteks see, et sealt isegi leiti üles mingisugune lugu, mis kõnetab tänapäeva inimest ja mis oligi puudutav või noh, oligi mõtlema panev ja mitte, et sealt nagu oleks kõlanud midagi seni kuulmatut või mingisugune siuke eriti kõva, mingi radikaalne siuke uus sõnum aga ja üleüldse kõik see siuke enesekriitika, millega see film päris usinalt tegeleb, on ju, et siuke kriitika selle Matteli korporatsiooni pihta, kriitika selle pihta, kuidas Barbie on moonutanud noorte tüdrukute sellist enesekuvandit ja enesehinnangut nagu isegi niimoodi kahjustanud neil, on ju, ja loonud mingeid siukseid kahjulikke siukseid ideaale, mille poole tegelikult mitte keegi ei saagi nagu liikuda, sest et need on võimatud ideaalid, on ju, et ükski inimene ei saa olla perfektne nagu Barbie ja nii edasi. Et see kõik, ühesõnaga, et olgugi, et miski sellest polnud nagu üllatav ega uus, siis võib-olla natuke üllatav ja uus korraks oli see, et nad üldse seda kõike nagu lasid teha sellel võttemeeskonnal, kogu sellel loovmeeskonnal, kes selle filmi taga seisid. Ja see oli üllatav täpselt, ma ei tea, 1,5 sekundit pärast, mida meenus mulle jälle see vana ütlus, kuidas kapitalism suudab endasse neelata absoluutselt igasuguse siukse kontrakultuuri või vastumõtlemise ka seni, kuni see raha toodab, ehk siis et see film on selles mõttes ka selline ideaalne näide sellest, kuidas see kõik peab paika nüüd rohkem kui kunagi varem, võib-olla isegi. Ehk siis, et üks, no seal on mitu korporatsiooni on selle asja taga, on ju, Warner Brothers filmistuudiona ja ka Mattel ja mis kõik veel, seal on erinevaid reklaame veel seal filmis, on ju, Birkenstocki sandaale reklaamitakse seal ja autosid reklaamitakse seal ja nii edasi, mis kõik nagu selles kontekstis tundub täiesti loomulik ja miski sellest ei häiri, kui mingisugune ebasobiv võte või mingisugune kummaline valik, on ju, et kogu see asi on üks suur selline toote sees või no see on nagu siuke toodete matrjoška natukene, et sa lihtsalt nagu avad ühe paki ja siis seal on veel üks pakk ja siis seal on veel üks pakk ja siis seal on veel üks pakk ja iga pakk nagu tuletab sulle meelde veel ühte brändi või toodet. Nii et seda võib ühest küljest näha ka siukse meeletu reklaamikampaaniana, mis see kindlasti on. Ma arvan, et Barbide müük on sel aastal, ma arvan, et jõuludeks ostetakse sel aastal rohkem Barbisid kui kunagi varem. Ja ka see on täiesti selle kõige nagu loomulik osa. Aga jah, ühesõnaga, kui tahta olla nagu küünilisem ja rohkem, ma ei tea, skeptiline kogu selle asja suhtes, ja ma tingimata isegi ei tunne vajadust olla küüniline ja skeptiline siinkohal, sest et ühesõnaga, mul lihtsalt ei ole vaja seda ma ei vaja seda praegu enda ellu. Et siis ikkagi jah, et see on ehe näide sellest, kuidas lõpuks ka see, mis ekraanil võib tunduda korraks nagu radikaalne ja selline slap in the face korporatiivkultuurile või mis iganes, et see tegelikult on super õõnes, sest et see on kõik rahastatud selle korporatsiooni enda poolt. Ehk siis korporatsioon ise laseb põhimõtteliselt endale nagu
näkku sülitada, sest et see tõstab kasumit niivõrd rajult ja hästi, et sellise kasumi nimel ollakse järgmine kord võib-olla valmis isegi kaugemale minema. Et selles mõttes see on nagu absoluutselt õõnes ja nagu mõttetu lõppkokkuvõttes, nagu täiesti tühi sõnum, on ju. Aga nagu ma ütlesin, siis mul ei ole vaja nagu olla praegu, mul ei ole nagu ennast vaja positsioneerida kuidagi. Me teeme podcasti nimega Popkulturistid, kõik, millest me räägime, on tühi õõnes kapitalism selles suhtes, et nagu millisest mitte rahastatud kontrakultuurist me räägime. ja, et ja, nii et ma peamiselt ikkagi mõtlen, kui ma mõtlen selle filmi peale, siis ma mõtlen selle peale, jah, et millised ilusad kaadrid seal olid, millist head tööd tegid näitlejad, nagu sa juba välja tõid, Ryan Gosling Kenina ja Margot Robbie Barbina olid suurepärased minu arust oma rollides ja mitte ainult nemad, mulle meeldis ka see teine Ken, on ju, tema peamine rivaal, kes, teda me nägime, mul läheb ta nimi nüüd meelest ära, aga massi popkultuuri sõbrad nägid teda viimati filmis, Marveli filmis Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Mina ei ole seda näinud isegi, ma pean tunnistama, see on minu jaoks täitsa siuke, kõik Marveli maailm, mis toimus pärast seda, ma ei tea, mis viimane asi, mis ma vaatasin, oli Loki sari, ma arvan. Ja peale seda ma ei ole, ja filme ma vist ei olegi vaadanud, mis on välja tulnud nüüd peale suurt Thanose hävitamist. Ma ütlen sulle kohe, see Shang-Chi oli kusjuures ühesõnaga, me ei taha nüüd teemast hästi kaugele ära kalduda, aga Shang-Chi oli selles uues Marveli laines võib-olla nagu esimene süke, ma ei tea, esimene naasemine mingisugusesse heasse keskpärasusse, et kui muu on süke meh, siis Shang-Chi oli tõesti, sellena, mis ta oli ta nagu, toimis väga hästi, ma ütleks, ja tõi mingisuguse värskuse. Nii. Ja ka Will Ferrell oli väga lahe. Yeah. Ma just mõtlesin, et kas on kedagi veel, keda ma rohkem kujutaks sellises rollis, et vist mitte. Võib-olla ta oli väga muhe. Kes see mees on, kes alati mängib väga veidraid rolle? See mees, ja. Ka Marveli filmides on mänginud ühes vähemalt väga veidrat rolli. Ta on kõige rohkem võib-olla minu jaoks nagu kõige legem roll oli tal seal Jurassic Parkis, kus ta ütles, et nad küsisid endalt nii palju, et kas saab, et nad unustasid endalt küsida, kas peaks. Mul ei tule selle mehe nimi meelde. Küll aga aitas Google mulle meelde tuletada, et Simu Liu on selle näitleja nimi, kes oli siis Shang-Chi's ja kes nüüd on Kenny Arch Nemesis Ken selles Barbie filmis, et ta oli ka väga lahe. Ühesõnaga, et palju toredaid näitlejaid. Ma olin väga üllatunud, et Margot Robbie suutis päriselt mingisuguse siukse valu ja haavatavuse tuua Barbie rolli. Et see oli täiesti, ma ütleks, et mul tekkis mingi imelik paralleel Tarantino seni viimase filmi Once Upon a Time in Hollywoodiga. Kas sa nägid seda? Jaa. Kus Margot Robbie astus üles minu meelest sarnases rollis selles mõttes, et ta oli samamoodi ja seda tõid ka paljud selle filmi siuksed heiterid välja, et umbes, et Margot Robbie, et teda lihtsalt objektifitseeritakse seal filmis, et tal puudub igasugune sisu ja hingeelu, ta lihtsalt on ekraanil selleks, et me saaksime teda vaadata ja ma ei tea, lihtsalt nagu olla. Sa mõtled nüüd Once Upon a Time in Mexicos? Mitte Mexico, vaid Hollywood, sorry. See Mexico film, see on üks teine. Aga seal ju teatud mõttes natukene see point ju. Absoluutselt, aga lihtsalt ma märkasin siin ja seal mingeid kriitikanooli, mis olid kuidagi, mis ei tahtnud nagu
neid kahte asja korraga arvesse võtta, et see oligi nii mõeldud ja jah, nii see oli vaid taheti ainult näha seda, et Tarantino vana šovinistina ei suutnud paremat rolli naisele välja mõelda või mis iganes. Et Barbie film, minu meelest Margot Robbie tegi seal umbes sama rolli, ainult et tal oli kõvasti rohkem ekraaniaega, ta oli seekord peaosas, aga sisuliselt samamoodi ta oli ekraanil selleks, et me saaksime teda imetleda ja film on ka eneseteadlik sellest, seal on isegi üks väga otsene viide sellele ja kusjuures need hetked olid väga giftid, kus nad tegid neid fourth wall breaking need olid väga hästi sobisid ja ei rikkunud absoluutselt seda filmi nagu narratiivi. Väga nõus ja jällegi sobis väga hästi sinna üleüldisesse stiili ja konteksti. Et Margot Robbie tegi Barbie filmis nagu minu meelest huvitavama rolli kui Tarantino filmis Once Upon a Time in Hollywood ja ma kõrvutan neid ainult sellepärast, et need olid mõnes mõttes nagu üks ja sama roll minu meelest. Et mõlemal puhul ta mängis ihaldusväärset, ilusat noort naist, keda kõik teised objektifitseerivad põhimõtteliselt. Aga seal Barbie filmis tänu sellele stsenaariumile ja tänu lavastajale ja millele kõigele veel, tänu erinevatele otsustele, mida see loov meeskond siis tegi, oli Margot Robbiel võimalik kuidagi nagu tuua sinna Barbie hingeellu mingeid värve ja nüansse, mida ma poleks elu sees oodanud sellest filmist ja ma ei ole Margot Robbiet tegelikult eriti üldse näinud mingites filmides, ta kuidagi on täiesti nagu minu radarilt olnud väljas. Wolf of Wall Street ja Once Upon a Time in Hollywood on vist ainukesed ka minul, mida ma olen näinud. Nii. Ma pakun. No võt, aga ei ole, ma ei oskaks välja tuua mingi nagu 10 filmi, kus ma olen teda näinud või mis iganes, samas kui teisi selliseid näitlejaid on päris palju. Ja mul on tunne, et ma olen täitsa nagu, see jättis mulle sügava mulje. Tema näitleja töö jättis mulle sügava mulje. Ta mängis väga hästi seda osa. Ja. Ma guugeldasin vahepeal välja, keda ma mõtlesin Jurassic Parkis ja see on Jeff Goldblum. See veider mees, Jeff Goldblum, okei. Jeff Goldblum oleks ka ehk selles samas rollis, kus Will Ferrell mängis olnud väga lahe. Aga see on väga lahe mõte, kus juures. Lahedam isegi. See on väga lahe mõte. Me oleme nüüd me oleme mõlemad näinud ära poole sellest nii-öelda kultuurilisest fenomenist, mida kutsutakse Barbenheimeriks. Kumbki meist ei ole veel Oppenheimeri filmi vaatamas käinud. Kas sa plaanid? Ja, ikka. No ma ütlen seda nii veendunult ja samas ma tean, et ma ei käi kunagi kinos. Ma arvan, et tõenäoliselt isegi kuigi mul paar sõpra on juba rääkinud, et nad lähevad IMAX-i seda vaatama ja võtavad nagu maksimumi. Ja kuigi ma ise tahaks ka väga seda teha, siis arvestades seda, kuidas asjad tavaliselt lähevad, lähen ma seda ilmselt vaatama kuskil 6-7 kuu pärast mingisugusele eriseansile, kas kuskile muuseumisse või kellegi tagahoovi. Tavaliselt see on see, kuidas... Vaatad seda oma uuelt 18-tolliselt telekalt. Me jõuame veel selleni. Okei, me jõuame selleni. Aga jaa, et no varem või hiljem ma näen seda filmi, ma arvan. Okay. Christopher Nolan on üks nendest režissööridest, kelle puhul ma tõesti tahan näha igat tema filmi. Okei. Mina ei ole näinud kõiki tema filme ja tema ei ole minu jaoks selline režissöör küll, aga kõik sellised storytellingud Los Almoses toimunud Manhattani projektist küll väga huvitavad mind, nii et see film on juba puhtalt sisu pärast midagi, mida ma tahan näha, ma olen kuulnud sellest pigem ainult head, castingu valikud tunduvad ka mulle kõik väga lahedad. Ma olen üritanud hoida ennast võimalikult vähe teadlikuna sellest filmist. Ma tean mingeid tehnilisi detaile, millest on hullult palju räägitud, umbes nagu see, et Kodak pidi tootma eraldi mustvalge 70 millimeetrise IMAX filmi selleks, et mingeid stseene saaks teha päriselt mustvalgele filmile ja kõike muud, nii et ta tundub lahe. Ta tundub ka selline film, mida ma tõesti tahaks ka IMAX-isse vaatama minna, aga ühesõnaga ehk saame järgmine kord juba rääkida, vähemalt midagi viidata. Jaa.
aga see Barbenheimeri nagu kontseptsioon on olnud hästi lahe. See on väga tore olnud ja see on tore olnud lihtsalt sellepärast, et see on nagu korraks puhunud elu sisse mingile siuksele filmi elevusele. Ma ei mäleta, millal ma viimati nägin nii palju sellist elevust ja sellist nagu meemimaterjali mingi filmi pärast. Ma ei tea, tuleb sulle meelde, millal viimati midagi sarnast võis juhtuda? Ma ei teagi, aga noh, kuna ma ei tea, minu maailmas ilmselt viimased korrad, kui ma kohutavalt ootasin filme, olid need seal siis selle Marvel Cinematic Universe'i selle, ma ei tea, mis oli siis 4. faasi lõpufilmid või kõik need nagu Endgame vist oli see, mida ma kõvasti ootasin ja muidugi ka, kui tuli esimene Disney Star Wars The Force Awakens, siis ma mäletan, et seda sai kõvasti oodatud, kui et siuke asi on nüüd tulemas, aga rohkem mingeid teisi filme, tõesti aastaid ja aastaid ma ei ole nagu väga midagi oodanud niimoodi, et seda ma kindlasti tahan vaatama minna, kui see tuleb. Ja Oppenheimer, Barbist ma pean ausalt tunnistama, ei teadnud väga mitte midagi enne, kui tuli kogu see Barbenheimeri nagu narratiiv välja. Aga Oppenheimerit, ma teadsin, et seda filmi tehakse, ma jälgisin sellega seotud uudiseid, sest ma tahtsin teada, kes pannakse mängima Richard Feynmani, ma tahtsin mingit kindlust, et ka Richard Feynman, kellest me oleme siin saates kunagi mitmel korral rääkinud, ka sina oled tema seda raamatut lugenud, et mind huvitas, kas tal on see roll, kes teda mängib, ma tahtsin teada selle filmi kohta kõvasti ka juba enne, kui see üldse oli kuskil maal. Nii et see tõesti on olnud nagu lahe, et on jälle kuidagi midagi, mille pärast elevust tunda, kuigi see tundub olevat ajutine, sellepärast, et nüüd on kogu Hollywood streikimas ja midagi enam ei tule vist, või saab ma õigesti aru? Jaa, kõik on läbi. Okei. Aga väga okei lõpp ju. Iseenesest pole paha, jah? Et selline kõva autorikino lõpupauk Oppenheimeri näol ja siuke kõva kapitalismi ülistuslaul lõpupauguna, et need korraga koos, see ongi täpselt siuke yin ja yang, et see on põhimõtteliselt siuke vastandid tõmbuvad kokku ja põrkavad kokku ja siis toimub plahvatus, siuke roosa radioaktiivne plahvatus. Ja nii see filmikunst läbi saigi. Nii ilus, see võiks olla osa pealkiri, roosa radioaktiivne plahvatus. See läheb pealkiriks. Ma arvan, see on hea. No hästi, räägime. Pane mulle puid alla. Kust me alustame? Mis mõttes? Me alustame, Saatega on ammu algust tehtud. Ei, kust me alustame selle teema käsitlemisel, sest et sa panid mulle puid alla juba mõnda aega tagasi. Ma olen mitmeid kordi sulle kurtnud, et mu elu on nii raske, sest mul ei ole televiisorit. Ja mina olen sulle mitmeid kordi rääkinud, et osta omale televiisor, sul on selleks raha. Ja täna juhtus siis selline lugu, et ma tulin sinu juurde, ma olin heas tujus, ma mõtlesin, et ma jagan seda rõõmsat uudist oma hea sõbra Ivoga. Ma ütlen talle, et mul on nüüd telekas ja ma jõudsin umbes 2 lauset rääkida ja siis sa juba naerisid mu üle. No sest need 2 lauset, mis sa rääkisid, olid naljakad, kas sa jagaksid neid ka kuulajatega? Ma tahaks kuulda, kuidas sina neid lauseid kuulsid, et need nii naljakalt kõlasid su jaoks. Sest ma enda arust lihtsalt jagasin suga neutraalset tehnilist infot. No sa ostsid endale pisikese lisaekraani, mida kasutatakse tavaliselt läpakatega kohvikutes töötades. Jaa. Ja ma ei eita, et ka promo piltidel olid kujutatud täpselt sellised olukorrad. Kui ma veebipoest seda... Aga ma toon siin üks päev väga sobilikult Henrik Roonemaa just hiljuti jagas ühte väikest naljapilti oma sotsiaalmeedias, kus on naisterahvas on voodis läpakaga ja siia üles on kirjutatud siis tundes ennast uhkelt, et tal ei ole kunagi olnud telekat, vaatab Emily 8 osa keskpärast telesaadet oma läpakast voodis olles. Et see lihtsalt nagu kõlab nagu veits sinu elu praegu, Jim. Nii, ja mis selles halba on? Ma saan aru, et sina ja Henrik Roonemaa, ma olen teie meelest naeruväärne inimene. Tegelikult ma ei tea, kas Henrikul on. Samas, kui ma ise arvasin, et mu elukvaliteet tõusis märgatavalt selle televiisori ostmise peale. Mitte ostmise peale, sest et ma pidin ootama seda 6 aega.
see tuli Hiinast ja siis mingi hetkeni ma sain teavitusi selle paki teekonna kohta ja siis mingil hetkel need teavitused katkesid, tuli lihtsalt märge, et triipkood ja pakikood läksid vahetamisele, mingi unknown error oli ja rohkem infot ei ole ega tule ja siis ma muutusin murelikuks korraks. Aga läks mööda vaid kuukene ja juba oligi see televiisor mul kodus olemas ja sain tuua panipaigast oma konsoolikesed tagasi tuppa, kuhu nad kuuluvad, nad olid kõik väga sellised kahvatud ja nälginud, nad polnud ammu päevavalgust näinud, see oli kohutav korraks see vaatepilt, aga nüüd ma olen nende eest hoolitsenud ja neile elu sisse puhunud ja ma tunnen ennast nagu inimene, kes omab televiisorit. Kas sa kirjeldaksid palun mulle ja meie kuulajatele, kuidas selle televiisori siis kasutamine käib, et kuhu sa ta paned, kus ta sul on? See on mul öökapi peal, ütleme nii. Sellel on niisugune väike tugijalg taga. See on väga stabiilne, väga õhuke, ma peaks mainima. Kõige õhukesem televiisor, mis mul kunagi on olnud. Ja muud polnudki vaja, kui et panna voolujuhe taha, ühendada HDMI-ga konsoolid sinna külge ja hakata elama. Hakata elama nii, nagu kõik teised inimesed siin Eestis. Kus su konsoolid on? Konsoolid on põrandal. Voodi all? Selle öökapikese kõrval. Okei. Nurgas. Toanurgas. Ei, PlayStation 5 seisab püsti nagu presidendi palee ees need sõdurid, vaata, need valvurid. Ja siis, kui sa tahad... Ma teipisin püssi talle külge. Kui sa tahad seda telekat vaadata, mis sa siis teed? Võtad öökapilt ära? Ei, miks ma peaksin ära võtma? Ma lähen ise selle teleka juurde. Ma võtan köögist tooli. Öökapp on sul nagu voodi kõrval, nii nagu minu öökapp hetkel on siin? Ei. Mul on öökapini nagu paar sammu minna, et meil on seal siuke imelik lahendus praegu. See on ajutine lahendus, sest et sinna mida iganes. Praegu see on niimoodi ja kui ma tahan selle televiisori ees istudes mänge mängida, siis ma võtan köögist tooli ja viin selle tooli selle öökapi juurde, selle teleri ette, siis ma istun selle teleka ette maha ja siis me veedame koos mõnusasti aega, mina ja televiisor. Nii et kui keegi kõrvalt peaks nägema seda stseeni, seda misanstseeni, siis see näeb välja umbes selline, et sa oled kuskil oma magamistoas, paar sammu oma voodist. Seal on pisike selline, ma ei tea, pool meetrit korda pool meetrit selline väike öökapikene, mille peal on telekas ja kõrval on konsoolid ja sina istud köögist toodud toolil, kägaras seal ees ja mängid. Miks kägaras? Sellepärast, et see 18-tõline ekraan, kui ma mõtlen, kui kõrgel sa istud nagu tooliga ja kui suur see ekraan on seal selle öökapi peal, et siis ta ilmselt on nagu madalamal kui sinu silmavaade. Ma ei tea, miks sa pead seda asja nii karikatuuriks pöörama. Ma püüan kirjeldada seda tehniliselt, nagu sina seda teed. Sinu kirjelduse järgi see monitor on imepisike nagu mingi telefoni ekraan. Nagu läpak ekraan. Ja see tool, mille ma köögis toon, on põhimõtteliselt baaripukk, mis on maksimaalselt kõrge, mis on siuke 1,70 m kõrge. Ja sa kujutad ette, et ma nagu mingisugune ronk istun siis selle puki serva peal, niimoodi kägaras, vaatan kuskile alla, väga madalale öökapile pandud väga väikest ekraani ja üritan siis kuidagi nagu nautida neid mänge. See on see, kuidas sa oma peas tahad seda olukorda. Kas ma võin paluda Keal sellest pilti teha? Et kasutame seda saate selle kaanepildina. Kuidas sa? Millist Kead sa mõtled? Ma ei teagi, ma olen nii segaduses. Ma olen kahtluse rannas. Sa pead seda asja läbi kroonika ajama. Üksi seisan ma kahtluse rannas. Väga ilus. Et see, kuidas mina seda asja tajun, Ivo, on, et ma istun mõnusalt suure ekraani ees, mõnusalt lähedal sellele. See on mõnusa nurga all, arvestades minu sellist kaldenurka, minu pilgu langemise kaldenurka. See on mõnusate värvidega, see on mõnus IPS, ma hakkasin ütlema monitor, aga see ei ole monitor, see on televiisor.
kui paljud meist saavad üldse uhkustada, et neil on IPS-tehnoloogial põhinev televiisor kodus, tavaliselt neil väga vähesed, jah. Neil on väga harilikud LCD või võib-olla paremal juhul LED-ekraanid, aga noh, ütleme nii, et IPS on ikkagi omaette liiga. Võib-olla kui sul on OLED kodus, siis sa saad tulla muga rääkima. Või QLED. No kuule, et ei. No kuule, ära tule mulle rääkima QLED-ist. Aga jaa, ei, mõnus televiisor, ma soovitan inimestele. Ja mis on kirsiks tordi peal, on see, et seal ei ole mitte ühtegi logo peal. See on mingi siuke tootja, kes lihtsalt... Keda ei eksisteeri. Kes on, jah, see on mõeldud inimestele, kes ka oma riietelt näiteks mingid nagu kõik siuksed logod ja sildid ja sedelid küljest ära lõikab esimesel võimalusel. Ma olen ka siuke no brand, no name, no nothing inimene, on ju. Ja mulle siuke tehnika sobib, kus ei ole mitte ühtegi logo, mitte ühtegi kirja peal. Peaaegu tekib tunne, et keegi ei olegi seda valmistanud, see on kogu aeg olemas olnud. Praegu, kui sa ütlesid seda lauset, siis korra tekkis mul tunne, et sa oled Tommy Cashiks muutunud. Sa ütlesid kuidagi niimoodi no brand, no name, no nothing ja see kuidagi kõlas väga Tommy Cashilikult. No ma soovitan sellisel juhul hoida silmad lahti, sest järgmisel nädalal tuleb Kroonikasse üks lugu, mis ajab su pea nii sassi. Kas see tuleb Jim Bone'ist? Ma rohkem ei räägi midagi. Hästi. Ma soovitan teil lihtsalt aegsasti teha juba need Delfi meedia 3 kuu paketid ära. See sõnum ei ole sponsoreeritud Delfi meedia poolt. Aga see võib olla. Me oleme väga avatud erinevatele mõtetele ja pakkumistele. Ja siinkohal veel kord tänu nudistile, kes ei ole sponsoreerinud. Kes ei ole sponsoreerinud meie saadet absoluutselt, aga tegi meile toreda kingituse kirvemõrtsuka joogi näol. Ja liuvälja või liumasina. Liuvälja ossi. Sina käid lastega nendel asjadel. Kuidas seda kutsutakse? Liumägi. Liumägi, okei, hästi. Kusjuures jah, ma vaatan, seal Liumäe peal ei ole ju laps. See tundub nagu see on Reimo. See on Reimo, kes on siuke kiilakas oss, kes laseb liugu ja tavaliselt, kui siuksed Reimod lasevad liugu, siis lapsed ju kardavad minna mänguväljakule. Ja no siuksed Reimod lasevad liugu kell 2 öösel. Jah, kell 2 öösel. Lapsed magavad, ma loodan. Aga tore, et paljalt ei lase alla sealt. Ja. Sest see oleks eriti kõhe esiteks, mitte ainult lastele, vaid kõigile, ja see oleks talle valus. Ja. Kujutad sa ette, kui ta sealt niimoodi järjest alla laseks kell 2 öösel lihtsalt niimoodi... Kannikatel. Paljastel kannikatel. Ja võib-olla ta teeks isegi seda, mida minu tütred sageli teevad Liumäe peal, eks nad vahepeal lasevad nagu kõhuli alla, vaata. Et Reimo, mõtle, kui Reimo oleks paljas. Reimo, mõtle. Reimo, mõtle. Ja. Mõtle enne, kui sa lähed liugu laskma. Jaa, aga ühesõnaga, mina naudin oma televiisorit, ma soovitan kõigile inimestele hankida endale selliseid mikroskoopilisi televiisoreid, mis on nii õhukesed, et neid on isegi raske nimetada televiisoriks. Jah, et tekib tunne, et kas ma sattusin aastasse 3000, selline tunne tekib. Või 1985. ja elu läheb paremaks. Ma esialgu peitsin selle lillepoti taha. See on nii väike, et ta mahub lihtsalt lillepoti taha peitu. Sest ma oma abikaasale ei öelnud, et ma selle hankisin. Ja tema ei tahtnud telekat koju. Tema ei tahtnud. Palju ruumi on suur ja kobakas kasi. Ja siis ta astus tuppa lõpuks, siis ma hoidsin hinge kinni ja vaatasin, et mis hetkel ta märkab, et muidugi ta märkas kohe, ja siis ta küsis, mis asi see on? Miks see teler siin on nii suur? Ei, tõele au andes, ta ei saanud aru päris täpselt, mis asi see on. Jah. Ma arvan ka. Aga siis ma kohe ütlen, see on televiisor ja nüüd ta teab. Ja mis ta vastus sellel oli? Nii väike? See võis olla midagi sellist. That could be what she said. Okay. Ja ma ilmselt olen selle lihtsalt ära kustutanud oma mälus, sest see oli liiga traumeeriv, see, mida ta ütles. Vaat niimoodi. Kas me oleme lõpetanud minu teleri jutud? Minu alandamisega. See ei ole alandamine, Jim. Ma püüan sind aidata. Mida ma oleks pidanud tegema siis? Teleri ostma.
on nagu mingi fucking 4-toaline korter, sa ei mahuta sinna telerit ära või? See on hämmastavalt raske, jah. Tänapäeval mahutada ühte korterisse telerit ära. Hästi. Mm-hmm. Olgu siis nii. Ja mida sina siis oma ajaga vahepeal peale oled hakanud, sina, kes sa teed ainult õigeid otsuseid ja tead täpselt, kuidas elu elada? Olen teinud ainult valesid otsuseid ja valesti elu elanud. Sa oled larpinud nagu lihtsurelikuna vahepeal siin. Jah. Väga lahe. Mandunud, langenud sellele tasemele, kus mind ei oodata ja ei taheta. Oi ära, issand, sa räägid nüüd tõsiselt. Aga ma nägin... sa saatsid mulle... Ma käisin sinu ja su kahe naise pulmas vahepeal. Jah. Täitsa tore oli. Aitäh, et sa kutsusid. Palun. Ma nägin, et sa molutasid üksi kodus. Me kõndisime selle pulmaronkäigu su koduaknast mööda, et ma nägin, et sa molutasid. Ma olin siin ilusas Eesti loodus. Molutasid. Saatsid mulle pildi sellest, kuidas sa mängid Tears of the Kingdomit. Ja kus juures naljakal kombel ma tõesti saatsin selle vist paar tundi enne seda, kui su pulmapidu oli. Ma saatsin pildi sellest, kuidas ma mängin Tears of the Kingdomit. Ja ma mõtlesin, et normaalne, väga hea, okei ajastus, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Mul ei ole midagi praegu teha. Mulle meeldib, et eluke lihtsalt veereb omas tempos, omas rütmis edasi ja me võime vabalt Ivoga rääkida sellest, kuidas ta hakkas mängima Tears of the Kingdomit 2 tundi enne, kui me pidime niikuinii pulmapeol kohtuma. No seal ei olnud aega sinuga rääkida sellest. Ma küll mõtlesin korra, et kas me peaksime selle teemaks võtma, aga siis ma mõtlesin, et võib-olla sul on praegu tähtsamaid asju, mille peale mõelda. Tead, mis oleks olnud natuke veider? Aga tõesti ainult natuke. Nii. See, kui sa oleksid olnud seal pulmapeol oma Switchiga ja oleks lihtsalt mänginud Zeldat. see oleks olnud okei, ma niikuinii olin selle suht üksi niimoodi. Et ma arvan, et see oleks nagu fine olnud. Ma ei tea, see oleks olnud natuke... Seal oli selliseid kohti küll, ma oleks saanud minna niimoodi oma ette. Mm-hmm. Ja selle bussisõidu ajal ka nagu oleks saanud mängida näiteks. Selle bussisõidu ajal, kui me suundusime kaunisse Eestimaa loodusesse. Ja iga kord, kui sa oleksid öelnud midagi, vaadake nüüd paremale, siis ma oleks korra pausile tõstnud pilgu. Kuuled või? Siis kas oled näinud seda Tears of the Kingdomi reklaamklippi, kus toimub täpselt sama asi? Kas see oli pulmas? Ei, seal ei ole pulma olukord, aga seal on ka üks selline keskealine mees. Paljud inimesed ütlesid... Kergelt kiilanev ja ülekaaluline. Inimesed ütlesid, et see on masendav reklaam, et see teeb neid kurvaks, nagu päriselt kurvaks. Okei. Ma nägin mingeid siukseid kommentaare internetis, aga seal on siuke keskealine white collar, siuke... Ma nüüd kiiresti otsin selle video üles. Mees sõidab kontorist koju bussiga ja on masenduses ja vaatab aknast välja sellise pilguga, et olen keset oma keskeakriisi, siuke pilk on tal. Mm-hmm. Ja siis ta jõuab koju ja siis naine pärast õhtusööki teeb talle põsele musi ja ütleb, mul on sulle kingitus. Ja siis kingitus on Switch Tears of the Kingdomiga. Sa hakkasid nüüd vaatama seda reklaami. Kas see on see või? Ja see on see, jah. Okei. Ja siis see mees hakkab seal bussis mängima seda pärast teel tööle ja siis ta elu on natuke parem. Ta vaatab aknast välja mööduvat vist mitte Eestimaa loodust, vaid see on, ma arvan, et võib-olla kuskil mujal. Ja siis ta pilgus on natuke rohkem rõõmu, aga tõesti ainult natukene, sest et fakt on see, et ta on keset ta elu pole paremaks. Ta elu ei ole tegelikult midagi, millega seda nagu välja lülitada. Et see on võib-olla kõige kurvem videomängureklaam, mida on kunagi nähtud. See on selle muusikaga veel kurvem, kui suurest vaatad ilma hääleta, aga see muusika... Ma oleks võib-olla siis ennast vähem üksi tundnud sinu pulmas. No et... Okei, oleks võinud proovida tõesti. Aga ma ei võtnud kaasa, ma austasin teie 3 soove ja ei mänginud teie pulmas abieluranda sõites Switchi. Ma arvan, et keegi oleks ilmselt vaadanud mind, võib-olla kui sina ei oleks seda pidanud imelikuks, siis keegi seal seltskonnas oleks mu peale vaadanud pahuralt. Või siis inimesed oleksid tulnud ja küsinud sult autogrammi, siis nad oleks öelnud, et see on see mees sealt reklaamist, see on see kurb mees sealt reklaamist, kes on oma elu tahte kaotanud ära ja kes lükkab oma
enesetapu edasi praegu sellega, et ta lihtsalt mängib natuke Zeldat, enne kui endale otsa peale teeb. Kuidas me siiamaani jõudnud oleme, Jim? Nagu ma mõtlen, meie kahekesi ja maailm kui selline, sellepärast, et mina mäletan mitte nii kaua aega tagasi, võib-olla 5 aastat, võib-olla 4, ma ei tea enam, ma ei suuda seda arvet enam pidada. Kui me rääkisime sellest, kuidas Breath of the Wild on aidanud depressiooniga inimestel eluga paremini hakkama saada ja on aidanud neil nagu mõista, et kui Link saab hakkama progressiga ja ühest kohast nagu teise minnes, siis ka nemad saavad väikeste sammudega edasi liikudes oma elu korda ja tunnevad ennast paremini. Ja nüüd me lihtsalt nagu teeme nalja mingisuguse keskealise mehe üle, kes mängib bussis Switchi. Ja käime Barbie filmi vaatamas. Ja käime, jah. Ja analüüsi mõllepurke. Need see ei ole purk, see on pudel. Pudeleid, jah. No võt näed, see on ka osa analüüsist. See ei ole purk, see on pudel. Kuidas me siia jõudnud oleme? Ma ei tea, aus vastus on, et ma ei tea. Kirjutage meile, kui te teate vastust. Huviga mis juhtus? Ja, või tulge Discordi ja öelge meile otse. Mis juhtus? Me pole ammu Discordi mina käin Discordis päris palju. Ma olen märganud seda. Ma üritan seal vestlusi arendada, mitte kõik ei tule alati sellega kaasa. Jim ei tule sellega kunagi kaasa. Jim ei käi Discordis põhimõtteliselt. Ei, ma ikka aega meil on hetkel 59 liiget Discordis. See on väga äge. Jaa, Discordis on kuidagi muhe olnud. Ja kui sa ei ole veel liitunud meie Discordi kanaliga, on kanal õige sõna või? Vist küll, Discordi universumiga. Meie aitäh. Siis tee seda nüüd ja meil on isegi koduleheküljel nupp selle jaoks olemas. On tõesti. Ma veel kontrollisin, oli. Selle nupu autor olen mina. Nupu autor on Ivo, selle nupu sinna panemine maksis vähem ega rohkem kui 25,000 eurot pluss käibemaks. Sa räägid sellest praegu ja mul tuli meelde, et mul on siuke tunne, et me ei saa enam popkulturistide osi üles laadida, sest meie serveri ruum on täis ja keegi pole mulle saatnud infot, kuidas seda täiendada. Juba mõnda aega on see jama olnud või? Ei, tähendab tänasest alates. Viimane kord, kui ma üles laadisin, siis ta näitas juba, et 100% on täis, aga lasi veel eelmise osa üles panna äkki nüüd. No, võimalik, et keegi ei kuulegi seda osa. See on selles suhtes huvitav. Selles suhtes tõesti huvitav. Et ma ei tea, mis nüüd saab. Eks ma mõtlen selle peale, kui ma Zeldat mängin. Jaa. Mõtle, mida Link teeks. Jah. Ma arvan, et Link ehitaks parve. Ehitaks uue serveri süsteemi. Ta võtaks 3 palki, mingi 5 kivikest, siis ta võtaks mingi propelleri. Jah. Et jahutada. Jah. ja siis ta liimiks kõik need asjad kokku, sest et see, mis seal mängus oma käega. Ja et ta käega põhimõtteliselt paneb superataki laadset ainet. See näeb välja nagu mingi siuke roheline löga lihtsalt põhimõtteliselt. Jah. See nagu lögaga kleebib suvalisi asju kokku ja teeb neist erinevaid. Ja sa saad nagu serveri käima. Jah. Kuule, see oleks nii lahe, kui sa teeksid Tears of the Kingdomis meile uue serveri. kui see mängumaailm seda lubab. Kindlasti lubab. Ma arvan, et siuke turvaaken on seal kindlasti olemas, mida Nintendo pole osanud kinni panna. Kasutame ära seda. Äkki kõik maailmad kukuvad kokku, kui ma teen meile serveri Tears of the Kingdomi maailmas. Võt, see oleks huvitav. Võt, seda filmi ma vaataks. Sest et Barbie filmis oli mingi sarnane probleem tegelikult maailm oli ohus lausa. See on niisama mingi nuku imelikud tunded ja mõtised. Maailm oli veidramaks muutumas, jah? Jaa, maailm oli ohus. See on mõnes, nii Oppenheimer kui ka Barbie on selles mõttes ka sarnased filmid, et seal on ikkagi nagu terve maailma saatus on kaalul, mitte niisama mingi ühe nuku või ühe mehe. To be fair, kas Oppenheimeri kontekstis Ameerika aatompomi arenduse mõttes oli kunagi maailm ohus? Sa teed nalja praegu või? Ei tee? Ei no... Maailm nagu... Räägi mulle, mida sa... Ei, ma lihtsalt mõtlen, et nagu kuidas seda analüüsida, et kas kunagi olid nagu alusega need hirmud, et aatompomi ehitamine võib hävitada kogu maailma, sest olid mingid erinevad teooriad selle kohta, kuidas kui sa teed sellise kuumuse intensiivsusega nagu
lõhkereaktsiooni maal, et siis see võib käivitada nagu erinevate aatomite ühinemise meie atmosfääris ja maakera muutub nagu termotuumareaktsiooniks ja kõik hävineb ära, vist oli üks nendest nagu käsitlustest, mida füüsikud arutasid. Ja noh, siis teine küsimus on see, et kas tegelikult, milline oli siis tegelikult sellele, et Ameerika arendas välja aatompomi ja kasutas neid, mis mõju sellel oli sõja lõpule, kas seda mõju on ülehinnatud või noh, oli see kõik siis seda väärt. Aga noh, tõenäoline on, et kui ameeriklased ei oleks tol hetkel seda pommi välja arendanud ja kasutanud, oleks see lihtsalt olnud Saksamaa või Nõukogude Liit. Nii, aga sind kuulates mulle tundub, et sa ju räägid sama juttu, et maailma saatus oli kaalul kogu seda tuumaprogrammi arvestades. I guess so. Ma ei tea. Ma ise ka ei tea. Ei, lihtsalt ma sattusin väga segadusse, kui sa seadsid kahtluse alla, kas... Seda ei oleks niikuinii juhtunud, et kogu maailma läheb nagu termotuumareaktsiooni sellega, et me teeme ühe aatompommi. Noh, come on. Et seda poleks juhtunud mitte mingil juhul. Ei no, seda ei oleks juhtunud mitte mingil juhul, jah. Seda ei juhtunud. Ja me oleme ka nii palju võimsamaid pomme plahvatanud. Aga ka ilma selleta ju siiski... selgelt maailma saatus oli kaalul, nagu ka ilma selle stsenaariumita, mille sa välja tõid. Ja ilmselt küll, jah, sul on õigus. Noh, kui võrrelda näiteks, ma ei tea, millegi muuga seda leiutist nimega tuumapomm, kui võrrelda seda näiteks kõrrega, mille abil saab juua jooke. Kõrred on mõjunud mereloomade tervisele muidugi halvasti. Jaa, aga kas maailma saatus on olnud samaväärselt kaalul? No ma ei tea, see oleneb, kui tõsiselt me ära hävitame elurikkuse planeedil Maa, noh. Viimane tuumapomm on tehtud joogikõrtest. Seda filmi vaataks. Aga filmi ei tule enam. Link on tatiga kokku kleepinud erinevad kõrred. Tuumapommiks. Ja, tuumapommiks. Ta paneb sinna selle sonai või mis iganes selle asja nimi on, selle reaktori sisse. Ja siis ongi tuumapomm, sellega ta hävitab. Ma ei teagi, ma ei ole veel aru saanud, kellega ta seal mängus võitleb, kas ta ikka veel võitleb. Iseendaga. Eks ikka iseendaga lõpuks. See, mida Link, mismoodi ta ehitab, see meenutab mulle seda, kuidas vaata linnud oma pesasid ehitavad. Jaa, natukene küll. Panevad oma kleepuvat tatti nende okste peale ja siis kleepivad kokku. Tõstavad puutükki üles telepaatiliselt ja siis kleepivad neid kokku. Jah. See on väga lahe mäng, ma olen nautinud selle mängi. Ma just tahtsin küsida, et nii, et sulle meeldib või ei meeldi? Meeldib, ma ei ole veel Tutorial Islandist kaugemale saanud. See on natuke frustreeriv olnud, sellepärast, et ma olen ära unustanud, kui võimetu sa nende mängude alguses oled. Ja see on võib-olla, noh, seal on nagu paar asja, mis mind rämedalt häirivad sellise nagu narratiivi jätku mõttes, et taaskord sa oled nagu ehitanud, see mäng nagu jätkub sealt, kus eelmine põhimõtteliselt lõppes, eks ole, ja siis sa oled ehitanud ennast nagu hullult tugevaks ja võimsaks ja kusjuures selle mängu alguses sul ongi nagu mingi hunnik elujõudu ja parim mõõk ja kõik on nagu super hästi ja siis nagu juhtub midagi, mis võtab selle kõik sult ära ja sa oled jälle nagu selline nuubi ja pead kõige sellega nagu uuesti pihta hakkama ja mind kohutavalt häirib Zelda. Okei, räägime sellest. Sest esiteks selle lossi all on meeletu koobaste süsteem, mis peidab endas üliolulisi saladusi ja asju kogu maailma ajaloo ja võimalike tuleviku kohta. Ja mitte keegi pole sinna kunagi läinud. Et nagu Zelda kõnnib seal ringi nagu, et vau, et vaata neid koopaid siin meie lossi keldris. Kas sa kujutad ette, mis siin kõik on? Et nagu kas keegi ei ole uurinud või keegi ei ole talle rääkinud sellest? No kuule, sa elad Tallinna linnas, siin on nii palju erinevaid tunneleid ja koopaid mingi silt tuli just välja kuskilt tee-ehituselt ja ma saan aru. Mõtle, kui keegi sulle ette heidaks, et sa terve, sa ei ole terve elu siin elad, aga sa elad Tallinnas ja sa kordagi ei käi nendes koobastes, mis meil siin on. Jah, aga nagu ta on selle maailma printsess ja sellel on mingi, sinna alla on peidetud mingi kurjus, et kas keegi oleks võinud talle mainida, et muide, ära mine keldrisse. Keegi ei olnud lihtsalt käinud seal varem. Mul on
mul on miks? meil on Haapsalus kelder, kus ma olen võib-olla üks kord käinud. Kas see on võimalik, et seal on nagu mingi maailma kurjus on sinna võib-olla, ma ei tea seda, sest ma ei käi seal. Äkki lähme vaatame, võtta põlga kaasa. Teoreetiliselt ma nagu võiksin ja peaksin hoidma seal erinevaid hoidiseid moose ja hapukurgi purke ja kurjust. Et sul on nagu 2022. aasta hapukurkid, seal näiteks on üks riiul, siis sul on seal vaarikamoos, selle aasta vaarikamoos ja siis sul on kurjus aastast 25. Aasta 25 oli väga kuri aasta. Ja see on läbi aasta tuhandete sattunud sinu kätte. Võib-olla pärast salvestust lähme sinna ja teeme otse ülekande. Sa saad võtta tõrviku kätte ja olla nagu Zelda ja niimoodi ja sina oled Link. Õhates rääkida. Ja võt see on see teine asi, mis rännadalt häirib, see kuidas Zelda räägib, sest kõik on paanika. Nagu reaalselt kõik on nagu oh my god, kuhu me nüüd sattunud oleme? Tule siia, lähme kiiremini. Ma ei kirjeldaks seda paanikana, mulle ka Zelda see süke maneer käib rämedalt närvidele. See oli juba Breath of the Wildis päris halb minu arust ja ma ei saa aru, mis aga seal ta oli nagu hädas, seal reaalselt ta lihtsalt kõnnib mööda koobast ja on paanikas. See halvematel puhkudel see on nagu paanika lausa, aga muidu ülejäänud ajas on lihtsalt süke nagu mingi sükse nagu damsel in distress selline nagu aabitsa näide ja minu arust seda on nii, ma ei suuda uskuda, et ikka veel tehakse selliseid mänge või lugusid üldse, kus naistegelased on ma ei taha siin nagu minna nagu Barbie filmi monoloogi režiimi. Ei, aga lähme. aga lähme. Ma ei taha, aga me lähme. See on ka täpselt, me oleme umbes tund ja 20 minutit salvestanud, see on täpselt see hetk praegu, kus võiks nagu see kolmanda vaatus alguses tekkida. et lihtsalt nagu see süke pabistav, süke väriseval häälel, pisar silmil, muret tundev selline printsess, kes on küll teoorias väga võimas ja ma ei tea, selline väekas, aga praktikas juhib kuningriik. Jah, aga praktikas vajab kogu aeg oma truu ja ustava rüütli abi, kes siis tegelikult oskab mõõgaga ümber käia ja suudab teab, kus ta kirves on. Teab, kus ta kirves on nagu ja hoiab seda teravana ja nii edasi, et see kõik on nagu siuke ma ei tea. Et Breath of the Wildis oli nagu tore vähemalt see, et ta oli vähemalt hädas. Ta ei olnud ainult hädas, vaid ta tegelikult tegi ju midagi palju kangelasikumat kui Link, selles mõttes, et Link juba enne mängu algust on saanud surma põhimõtteliselt, on ju. Ja siis ainus viis teda ellu äratada on olnud see, et nad on pidanud hoidma teda 100 aastat mingisuguses sarkofaagis, kus teda raviti. Ja kõik need 100 aastat samal ajal, kui tema oli seal koomas ja üritas ellu ärgata, võitles Zelda seal lossis selle kurjuse kurja vaimuga või mis iganes oli kanoniga. Ehk siis nagu, tehke järgi, et sa võitled 100 aastat järjest non-stop mingisuguse maailma suurima kurja jõuga. Ootad järgi, millal see tüüp seal nagu üles. Ootad, millal tüüp nagu sealt nagu laatsaretist on ju. Ja siis üritad teda nagu õpetada samm haaval, et kuule, ma ei tea, võta mõõk ja löö. Ja löö. Hüppa siit. Kui näed kolli, löö selle pulgaga seda kolli. Ja löö korduvalt, siis sa saad temast ja peale kõike seda, ja siis ta läheb nagu koopasse nagu, äkki me peaksime edasi minema, mis sa arvad? Et come on. See on nii kohutav. Jaa, ei, see on aga jah, ma ei tea, mis seal nagu story's edasi saab, ma ei ole Tutorial Islandist kaugemale jõudnud. Et võib-olla see ei häiri mind varsti enam ja ma unustan ära ja langen sinna maailma sisse ja olen, ühesõnaga see on väga lahe mäng, mul on seni, kui välja arvata see nii-öelda vahestseenide osa, siis ta on mulle väga, väga meeldinud, on meeldinud rohelise tatiga asju kokku panna. Kellele ei meeldiks? Kuigi ma nagu tahaks jõuda sinna maani, kus see mäng nagu kuidagi sujuvamalt edasi rullub, sest see alguses kõige selle õppimine ja nende uute mehaanikate nagu käsitlemine on keeruline. Kas nad vahetasid hüppe ja jooksmisnupud ära? Ei. Okei.
ma lihtsalt olin nii segaduses, sest mulle tundusid nad täpselt tagurpidi. Ja nüüd ja õnneks ma leidsin seadetes ühe koha, kus saab lülitad ümber, nii et see on mulle loogiline. Võib-olla sul oli varem ümber lülitatud see. Ja kumb hüppab. Mis nuppu sa vajutad, kui sa tahad, et link hüppaks? B-d. Jaa, aga seal mängus oli see X, kui ma selle käima panin. Ei, sorry, X-i. Ja, X. Jaa, aga vaata, sinu esimene vastus oli B, mis on loogiline. Ja ma lülitasin selle ümber. Okei. Aga võib-olla see on ka kuidagi, see sõltub sellest, et kuhu sa satud ja mis hetkel, kuna seal on see, kuna mängijale antakse nii palju vabadust ise ringi liikuda ja otsustada, mis järjekorras asju teha, siis näiteks mul kuidagi sattus see kogemus olema selline, et see tutorial island ei olnud üldse kuidagi pikk ja lohisev, vaid ma sain sealt täiesti normaalses tempos välja ja juba hakkasin tegutsema ja ma isegi olen kogenud sellist nagu lineaarsemat loo jutustust seal seekord, et kui Breath of the Wild oli väga selline lahtine, siis Tearsis ma kuidagi ilmselt sattusin mingisugusele sellisele rajale, kus hästi sujuvalt ja loogiliselt kuidagi see mäng suunas mind ühest kohast teise ja see kõik oligi kuidagi lihtne ja arusaadav ja samas mitte liiga lihtne. Ma ei tea, et ju see on jah, siuke õnnemäng, et kuidas satub. Maksimaalselt tund aega vist üldse seda mänginud praegu. Okay, nii et ma ei ole ka nagu väga palju jõudnud sinna panustada. Mingi hetk ma usun, et ma saan nagu jalad alla ja paadid ehitatud ja nii edasi. Esimese paadi ma juba ehitasin, see oli väga tore. Aga ja see palju õnne muidugi, see on väga suur samm. See on teetähis. Järgmisena server. Tatist ja palkidest ehitatud parv. Või see paatlausa. Ma ei mäleta. Sest et ma mäletan, et seal nagu sai parve teha endale. No tal oli puri oli külles. Et see naistegelaste teema on ju üleüldse olnud mitte ainult mängudes, vaid juba varem ka, ma hakkasin esimest korda selle peale kriitilisemalt mõtlema siis, kui ma teatris olin aktiivsem ja kui ma nagu alustasin oma teekonda teatris, siis oli kohe kuulda juba igast suunast seda rahulolematust, et üldiselt maailma dramaturgias ei ole väga palju häid näidenditest, kus oleks tugevaid ja huvitavaid naistegelasi. Pigem naised on ikka siuke taustajõud ja selline romantic interest ja põhimõtteliselt sellised iluesemed, mis siis dekoreerivad meeste selliseid kangelaslugusid ja hingepiinadraamasid. Ja see oli see koht, kus ma hakkasin esimest korda nagu kriitiliselt mõtlema selle peale, aga nüüd ma näen, et minu arust mängud on isegi, ma ei tea, kas saab nagu nii üldiselt ka laksida, aga vähemalt Jaapani selline mainstream on ikkagi endiselt minu arust selles kinni, et mehed on kangelased ja naised on lihtsalt seksikad. Ja vahel on naistel ka mingid ägedad võimed, aga kindla peale on nad lihtsalt võimalikult nappides riietes, et nende nagu armor nii-öelda on ka siis võib-olla mingisugune peenike vöö mingite väga lühikeste pükste peal või siis ma ei tea. Bikiinid põhimõtteliselt. Mingi suurem mingi pross kuskil. Terasbikiinid. Jah, terasbikiinid, samas kui mehed on täis turvises ja siuksed igatpidi militaarsed ja kaitstud. Et millegipärast on see asi ikka veel nagu sealmaal sellises Jaapani mainstream mängu kultuuris ja Zelda langeb sinna samma auku minu meelest tegelaskujuna. Jah, langeb küll. See on ikka imelik veel, et see on nagu teema. Jah, ja see on imelik ja ma näen, et vähemalt nagu Super Mario universumis on mingisugune edasiarendus toimunud, Princess Peach on endiselt siuke blond prinsess roosas kleidis ja hõljub ringi, aga Mario filmis ta tegi suuri tegusid ja nii edasi ja Mario sellistes uuemates mängudes sa saad ka Peachina sageli mängida ja teha samu asju, mida teised tegelased, aga endiselt on ikkagi lihtsalt siuke suhkrust ja jahust ja maasikavahust printsessikene peenikese häälega. Nii et ühesõnaga, see on siuke
laiem ja keerulisem teema ja seda praegu isegi ei oskaks piisava nüansi tundlikkusega pulkadeks lahti võtta, aga see on miski, mida ma olen märganud ja kuna ma viimasel ajal olen ka Final Fantasy peale päris palju mõelnud ja lugesin ühe Final Fantasy 7 teemalise raamatu läbi ja nüüd tuli Final Fantasy 16 välja, millest vahepeal palju räägiti ja nii edasi. Et siis ma näiteks sain ka teada, et Final Fantasy kogu ajaloo jooksul on, ja esimene Final Fantasy tuli välja millalgi 80-ndatel. Nii et see on siuke, no juba pika ajalooga mängude seeria, üks kuulsamaid selliseid nagu fantaasialugude seeriaid üldse, vähemalt videomängumaailmas. Seal on kokku olnud kindlasti rohkem kui 16 mängu, sest seal on erinevaid mingid spin-off'e ja asju olnud ka, aga seal on olnud ainult üks mäng, kus on naispeategelane siiamaani ja see põrus põhimõtteliselt nagu rahaliselt, nii et jälle nagu siuke huvitav, kas mängude puhul on tehtud seda Bechdeli testi, et kas on vähemalt 2 naistegelast, kes räägivad omavahel millestki muust kui meestest ja nad on nimetatud, nendel on pandud nimed. Et see on nagu see klassikaline filmide test, et kas sinu filmis on rohkem kui, või kas sinu filmis on üldse 2 naist, kes omavahel räägivad millestki muust kui meestest. Et kas seda mängude puhul keegi on analüüsinud, ilmselt on. Ma usun, et on. Ma arvan, et seda uuritakse aina rohkem või kuidagi sellest ollakse teadlikumad kui varem. Aga ma tahtsin rääkida sellest Zelda häälest sinuga, sest sina oled professionaalne mängu helirežissöör või ütleme siis dialoogi režissöör või ma ei teagi, kuidas seda siis kutsuda. Sa oled aidanud lavastada näitlejaid, kes peavad mängudes sisse lugema teksti, et kuidas sa nagu hindaksid seda tööd seal, et kas see on loomulik, kas see on sobiv sinna mängu? Ei, minu arust on hästi keskpärane kogu see Zelda stiil, nagu Zelda tegelaskuju, see, kuidas teda on sisse loetud või siis kuidas seda näitlejat on juhendatud, see on ikkagi nagu ülimalt imal ja siuke stereotüüpne ja tegelikult halb. Mitte keskpärane, halb. Ja ma arvan, et see on olnud selle stuudio enda tahtmine, et see on kindlasti valikuline, nii suure eelarvega mängus ei ole seda, et keegi kogemata tegi. Või ei osanud paremini, et sul on nagu raha palgata ükskõik kes ju tegelikult. Ja, et seal puudub igasugune siuke sügavus ja see on hästi plakatlik ja lihtne, et siuke Link, help, nagu hästi palju siuke igas asjas see ongi, kusjuures see ongi nagu, näiteks ideaalne oli see, et ta avastab seal kohe, ma nagu tunnen, et ma ei spoili, kui ma räägin mängu esimesest minutist, eks ole. Nagu, et nad avastavad seal mingi seinamaali ja Zelda tegelast on käsitletud kui sellist akadeemikut. Nagu tegelast, kes huvitub sellest ajaloost, on uurinud seda, teeb uurimustööd selle kohta. Ja tema reaktsioon nähes mingit sükest arheoloogiliselt üliolulist avastust on nagu ma kujutaks ette sellist jõulist elevust ja sellist nagu, et vau, vaata, mida me leidsime. Kujutad see ette, kui äge see on. Selle asemel ta hääle nagu, vaata, mida me leidsime. Kujutad see ette, kui äge see on. Ma ei tea, mis ma nüüd, kuidas me selle kõik tõlgendame siin. Nagu, what? Et nagu kujutad see ette Tomb Raiderit. Nagu Lara Croft tuleb nagu, see koobas. Ma just mõtlesin Lara Crofti peale, sest et see on ju 100% tema leib. See on tema forte, et see ongi see, mida tema teeb. Ja Lara Crofti areng, ma ei tea, kuidas saab arenguks nimetada, aga ütleme, teekond on olnud samamoodi ju väga-väga huvitav. Rinnad on läinud 3-nurga kujulistest. Ümarad. Sest et Lara Crofti areng. Et minu mäletamist mööda on küll Lara Croft, ta oli esimene naissoost videomängu kangelane, kes jõudis inimeste teadvusesse sama jõuliselt kui muidu need teised meessoost kangelased, keda varem kõik tundsid. Ja ta oligi nagu täiega badass. Ta oli väga badass ja seal oli
mitmeid toredaid asju, mis selle mänguga kuidagi kaasa tulid, aga lisaks noh, on ilmselge ju ka see, et erinevalt, ma ei tea, Indiana Jones'ist näiteks või hiljem Uncharted'i peategelasest Nathan Drake'ist, on ju, kes on samamoodi sihuke uljaspea seikleja, arheoloog, ajaloolane, muistsete kultuuride uurija, et selles mõttes Indiana Jones ja Lara Croft ja Nathan Drake on siuksed kolleegid, on ju, aardekütid, on ju, et siis Lara Croft on selles kolmikus ainus, kes teeb kõiki neid, ronib mööda kaljusid, hüppab lõvide ja sauruste eest ära, tulistab terroriste, tehes seda kõike noh, võimalikult napis riietuses. jah, ma usun, et praktiliselt null riietuses. mitte keegi pole kunagi arutanud, et mitu polügooni on kulunud selleks, et renderdada nagu Indiana Jonesi kubet. Näiteks. Ma olen üsna kindel, et sellist arutelu ei ole peetud ja see on ebaõiglane. Et noh, jällegi kuidagi selline väga masendav näide sellest, kuidas ainus viis just nagu et suurendada mingeidki müüginumbreid naiskangelase poolt veetud loo puhul on lihtsalt panna ta nagu alasti seiklema sinna ja väga palgata mingid väga head 3D skulptorid ja animaatorid, kes tuleksid hästi toime rindade modelleerimisega, et kuidagi noh, et see on nii see on nii nagu noh, ühesõnaga see kõik räägib enda eest põhimõtteliselt ja ma arvan, et me ei ole nagu ülikaugele jõudnud videomängumaailmas, et noh, on tulnud väga palju väga ma ei tea, üldinimlikke, sügavaid, puudutavaid, ilusaid lugusid, kus inimese sugu kui selline ei olegi niivõrd oluline, sest et kõik ei tiirle ainult kellegi seksapiilsuse või selle puudumise ümber. Et see pool on läinud palju paremaks ja meil tõesti iga mööduva kuuga jutustatakse aina põnevamaid lugusid ja mida rohkem ajusid voolab muudest kunstivaldkondadest videomängu maailma, seda põnevamaks need lood lähevad. Aga rääkides jah, sellisest nagu mainstream kultuurist, siis seal on ikka pikk tee minna minu meelest, et sellist nagu Barbi ahaa-momenti ei ole veel kuidagi ära päriselt toimunud. Ja. Nii on jah, ma lihtsalt vahemärkusena tahtsin mainida, et ma avastasin eile õhtul, et üks mu sõber tõlgib sõna badass eesti keelde paha pepu ja ma arvan, et see oli imelik. Mulle ei meeldi see tõlge ja ma arvan, et see ei tööta eesti keeles. Paha pepu ei ole üldse badass. Ei ole tõesti. Sest ei kõla väga see kõlab kuidagi nagu badassilt. Veits rõvedalt. Ma isegi ei tea, miks. Imelikult vähemasti. Mul on sellega mingi... ja ma mõtlesin su pulmas ka mingi uue sõna välja, aga ma ei mäleta, mis see nüüd oli. Sõna kahe naise pidaja kohta või? Ei, aga ma ei mäleta ka enam mille kohta. Okei, me oleme jõudnud tänase osa kõrgpunkti. Jah. Aitäh, et kuulasid. See on see sisu, mille nimel... Jah, sina, kallis kuulaja, seda saadet praegu 1,5 tundi kuulasid. Ma loodan, et sa oled uhke endale. Jaa, sest meie oleme. Väga paha pepu sinust. Oi. See ei toimi kohe üldse. Aga jaa, tõmbame joone alla. Sa pead minema koju oma naiste juurde. Jaa, me sõidame nüüd Haapsallu. Aga... kohtume järgmine kord. Ma praegu tõmban energiliselt selle saate lõpu veel üles. Veel rohkem üles. Ja, veel rohkem üles. See on see, mida Marilyn Manson mõtles pealkirja all High End of Low. Jah. Sellest me oleme ka vist kunagi. Oleme küll, jah. Oleme nagu see, et see ongi me arvasime, et Vaiko Epliku saade oli meie madalseisu tipppunkt. Aga äkki on see hetk siin. Jah, äkki on see siin. Ja aitäh ka Muhklile ja Reimole meeleolu toetamise eest, et täna saatesse tulid. Jaa. No nii. Nägemist.